Tervist! Meie siin. Nii nagu meil heaks tavaks on saanud, siis mina valmistan ikka maailma kõige lihtsamaid roogasid. Ja minu tänane toit on suitsune, kanapoolkoib, veinikastmes. Ja Priit teeb maailma kõige keerulisemaid roogasid ja sellest räägib ta ise. Aga millest sa teed? Sul on suitsutatud kanapoolkoivad? Jaa, just. Mul on natukene seeni, siin on peekonit, siin on sibulat, siis on väikene ürdibukett, kus on roosmariini, tüümianit. Karnipukee või? Jah, just jälle sealt mütsi seest tuli praegu. Ja natukene küüslauka ja punameri kastet. Nii, aga mis teed sina? Mina teen. Minul on suurepärane küpsetatud kana võrolt. Väga super asjad juba valmis küps. Ma olen siin ühe kana juba ära lõhkunud ja segan selle kokku, soendan natukene üles ja segan kokku pardirasvaga, siis panen ta sellisesse vormi, jahutan maha ja pärast siis praeme läbi. Ja kõrvale teeme veel polenta. Polenta jaoks siis maisijahu, toorjuustu, porru, paprika ja salott sibul. Juba läks keeruliseks. No. Seda viisi. Priidu nokitud kana või? Jah. Mis on juba tegelikult valmis küpsetatud, läheb siis lihtsalt soojaks vaja ajada. Jaa. Ja patti. Kuumutame kergelt läbi ja siis tahad sa päris pereks saada seda? No, et jah, väiksem oleks nüüdkene. Vaadata see nässu ei keera. Nii, pardirasv. Kas koguseliselt võiks seda olla umbes sama palju kui kana? Ei, nukk vähem. Et hakkaks siduma? See on nagu selline konfiilaadne. Ja just selline hautatud, madalal kuumusel rasva hautatud. Nii et taimetoitlused värisege. Ja minul sama aeg siis salott, porru, paprika, kergelt kuum läbi. Läheb siis puljong, ja maisipolenta. Äkki sa risti inimesele seletad ka, mis asi see polenta on? Polenta on tegelikult ju maisijahu. Ja korral lased ülesse, siis ta paisub. Jätad nõka nagu auduma. Ja siis paneme veel toorjuustu, natukene musta pipart ja paberi peale või vormi peale. Lasme maha jahtuda, siis lõikame kolmnurgad, nelinurgad, mis ingihaldab. Kuule, kus kohas seda pardirasva üldse said? See on tegelikult enda tehtud. Nii? Et kodus olid mingid pardikoivad ja siis kui neid ahjus küpsetasin, siis sealt, mis rasv välja jooksis, siis selle korjasin kokku ja panin sügavkülma ja olemas. Aga minu meelest kusagil mingites poodides on ka täna aeg-ajalt müügil olnud. Kas põhimõtteliselt, kui pardirasva kodus ei ole, võiks ka näiteks searasvaga teha? Jah, aga searasva on vaja rohkem, kui sa kõrnes teda teed, et siis nagu rohkem läbi küpsetada, et tal seda mõnusat praadimise mekki tuleks juurde, et tal ei jääks toores searasva maitse. Polenta nüüd panin lihtsalt siia vormi sisse, suvalise vormi sisse, küpsetuspaber alla ja õhukese kihina ja ongi kõik. Nii, ja nüüd siis kana punavenikastmes valmistamiseks, siis kõigepealt ma võtan küüslaugule väikse värvi peale, siis on mul siin toorsuitsu peekonit, see läheb potti, tükeldatud šampinjonid ja pärsipulad. Kas siis marineeritud kujul või päris värsket. Ma kuumutan need kergelt läbi ja siis tuleb mängu juba punavenikaste. Nii nagu vist eelmine nädal me tegime koos teiega punavenikastet, siis ma ütlesin ka, et ta säilib väga hästi külmkapis ja tõepoolest nädalaga pole mitte midagi juhtunud. Ja kui nüüd ei ole punavenikastet valmis, siis loomulikult, kui on peekon, seened ja sibul kergelt niimoodi läbi lõstitud, siis võib valada siia peale punaveini, natukene puljongit ja lasta tal mõnusalt haududa. Ja siis läheb sinna juurde juba röstitud või pruunistatud kanakoivad ja jätame koos maitseainetega umbes 30-40 minutiks mõnusalt siia hauduma.
ja siin mul mõningad juurikad, varsseller, brokoli, porgand, siin on üks valetükk sisse tulnud, ja lihtsalt puljongis plansin nad kergelt läbi ja kui puljong on kadunud, siis panen ka siia, panen natukene pardirasva ja praen läbi mõningad maitseained selga ja kogu lugu. Ja loomulikult alustame siis kõige kõvematest juurikatest, et porgand, siis kui on mõnusalt keema läinud ja porgand juba peaaegu pehme, siis lisame selleri ja kõige lõpus brokoli, et muidu keeb väga lödiks. Võtsin siis vahepeal polenta külmkapist välja, lõikasin ta sellisteks mõnusateks kolmnurkadeks ja lihtsalt praeme ta ära. Pann on hea, kui oleks teflon selleks, et ta võib nagu külge jääda panni põhja. Aga kana kõrvale on ta niisugune päris mõnus toode. Laseme ääred pruuniks ja valmis. Mul on veel nüüd siin vormi sees siis need kanakuubikud. Ja need lihtsalt praeme panni peal anname mõnusa värvi. Kaua nad jõudsid sul külmas olenud? No niimoodi, et kõvaks, tugevaks ära tõmbavad. Tegelikult oli mingisugune üks tund, poolteist. Aga meil oli selline lihtne variant täna. Suitsukana, poolköövad ja otsa valmis. Natuke sibulat, seent ja peekonit juurde ja ongi olemas. Aga Priit teeb jälle malelauda meil. No nii, aga sellised olid meie tänased toidud ja... Kuidas siis lõpp oli? Kas lihhidene või kannidene? Ja just, ma tahtsingi öelda, et see jääb sina otsustada. Teeme ikka lihhidene. Teeme lihhidene. Emme ei ole kanni kokad. Ei ole. Nii nagu Priit ütleb. Lihhideni sõbrad. Lihhideni!